meeskonnad. Lipud sisse. Norkotajad, kodutütred. Lipule. Vaat. Palju veel. Täna toimus Sillamäel noorkotkaste ja kodutüterde pidulik koondus ehk noored said ilusti organisatsiooni sisse, said kaelarätid kätte ja andsid oma pidulik vande olla sõbralikud, olla meeskonnaliikmed, olla kogu aeg koos ja tegutseda nii, et hakkama saaks. Aga muidu teisiti me ei oska, on ju. Ja väga tore oli kuulda ka Sillamäe linnapea sõnu, kes toetas selle tegevust ja kes andis edasi motivatsiooni liikumiseks, meie liikumise arendamiseks Sillamäe linnas. Ja muidu suured tänusõnad ka kohalike noortejuhile Jevgeni Sarrile, kes vedab see edasi ja jaanuarist juba kasvas siin rühm, ka noorkotkaste, ka kodutüterde oma ja see igal ajal tore näha ja tore kuulda, et nad aktiivselt tegutsevad. Tänane üritus oli meil see on siis meil noortekotkaste ja kodutüterde pidulik koondus, see on siis vastuvõtte organisatsiooni, toimus see Sillamäe linnavalitsus, nagu te näete, et selline esimest korda üritus selline Sillamäe linnas ja organisatsioon on meil Sillamäel nüüd on ametlikult loodud. Alustasime juba jaanuari lõpust ja siin kevadel käisime nii matkamas kui laagrites, õppisime teooriateadmisi. Nii et siin on selline pidulik nüüd vastuvõtt ja edasi juba targemad noored õppivad edasi sellised metsatarkusi, orienteerumistarkusi ja kuidas olla siis hea kodanik. Ja et alati oleme siis avatud, tegutseme me siin Sillamäel hetkel Vanalinna koolis, aga meil on noored nii Eesti põhikoolist, Sinimäe koolist ja Vanalinna koolist, nii et iga kooli huvijuhiga võib ühendust võtta, oskab suunata siis meie juurde. Ja Sillamäe rühmad, see on meil siis 2 rühma, üks on kodutüterde rühm, teine on noortekotkaste rühm, ehk siis poisid ja tüdrukud ametlikult eraldi, aga tegutseme me koos ja kuulume siis Narva malevkonna alla. Ja teeme koostööd ka suures Alutaguse Kaitseliidu malevas ja käime ka Jõhvis laagrites. Ka juba siin maikuus me läheme mai lõpus suurde laagrisse Avinurme 3 päevaks. Ka suvel iga kuu toimub laager, nii et lastele tegevust on. Kui see pakub neile huvi, siis alati siis võib meiega liituda, ükskõik mis ajal. Väga meeldiv, et selline üritus korraldati. Sillamäe jaoks on see esimene kord ja suur tänu Kaitseliidule, et nad lastele selliseid võimalusi loovad. Ja mul on hea meel, et nii palju tüdrukuid ja poisse on, kes tahavad panustada oma kodukoha, oma linna ja oma riigi heaolusse. Ja ma arvan, et neil on seal organisatsioonides väga huvitav. Neile korraldatakse väga palju huvitavaid üritusi, väga palju erinevaid huvitavaid tegevusi, nii et soovin neile rõõmu ja edu.